Hea kaasteeline tänasel õhtul, mil üks aasta hakkab vaikselt otsa saama ja uus seisab meie ees. Armsad õed ja vennad, aastavahetus on eriline hetk. See on justkui lävepakk. Me ei ole enam päriselt vanas aastas, aga veel ei ela ka uues. See on aeg, mil kirikukellade helin ja ilutulestik segunevad vaikse küsimusega südames, mis jäi selja taha ja kuhu ma nüüd edasi lähen. Kristlasena teame, et aeg ei ole ainult kronoloogiline kuupäevade rida, vaid aeg on Jumala kingitus. Piibel ütleb, see on Issanda suur heldus, et me pole otsa saanud. Tema halastused pole lõppenud, need on igal hommikul uued. See tähendab, et ka uue aasta künnisel ei seisa me mitte tühjuse ees. Me seisame Jumala ustavuse ees. Kui vaatame tagasi mööduvale aastale, siis on meis igas ühes erinevaid tundeid. Mõnes kodus on olnud rõõmu ja tänu, teises väsimust, kaotusi ja muret. Eestis ja Euroopas tervikuna elame ajas, kus rahutus on saanud igapäevaseks kaaslaseks. Sõjad, majanduslik ebakindlus, hirm tuleviku ees ja sageli ka tunne, et inimesed ei kuula enam üksteist. Kristlik usk ei kutsu meid neid asju eitama. Piibel ei paku pealiskaudset lohutust, aga ta tuletab meile meelde midagi väga olulist. Me ei pea hirmuga üksi jääma. Apostel Paulus kirjutab, Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. See on oluline sõnum uue aasta lävepakul. Me ei tea, mida uus aasta toob, aga me teame, millise vaimuga me tohime sinna minna. Mitte hirmu, vaid usaldusega. Mitte kibestumise, vaid armastusega. Mitte kaose, vaid mõistlikkuse ja selgusega. Sageli öeldakse uue aasta eel, ma alustan nüüd kõike nullist. Kristlikult on lohutav teada, et me ei pea tegelikult alustama nullist. Me alustame Jumala käest, tema peopesalt. Psalmis öeldakse, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Lamp ei valgusta tervet inimese teekonda, tervet teekonda korraga. Ta valgustab meie järgmist sammu ja see on piisav. Ka uuel aastal ei pea me nägema kõike ette, mis uus aasta meile toob. Piisab, kui usaldame Jumalat järgmise sammu juures, mille astume. Kristlase kutsumus uuel aastal ei ole saada mitte täiuslikumaks, vaid saada ustavamaks Jumalale. Aga mitte ainult, ka ustavamaks armastuses, ustavamaks andestuses, ustavamaks lootuses. Jeesus ütleb, teie olete maailma valgus. See ei tähenda, et me peaksime olema kirkamad kui teised. Sageli on valgus hoopis hajus. See on inimene, kes kuulab, kes ei vasta kurjale kurjaga, kes julgeb olla lepitaja, kes hoiab lootust seal, kus teised on lootuse kaotanud. Uus aasta vajab just sellist valgust. Eesti vajab sellist valgust, Euroopa vajab sellist valgust, terve maailm. Ja Jumal usaldab selle valguse sageli väga lihtsal ja tagasihoidlikul kujul just meie kätte. Tahan öelda ka midagi selle lootuse kohta. Lootus ei ole mitte tunne, mis tuleb ja läheb. Lootus on usaldus. Usaldus, et ka siis, kui see on hämar meie ees, see tee, ei ole Jumal meist ikkagi lahkunud. Prohvet Jesaja ütleb, kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. See ramm ei tähenda alati jõudu joosta, mõnikord tähendab see jõudu seista, mõnikord jõudu edasi minna päev korraga. Ja mõnikord lihtsalt jõudu palvetada. Issand, ole minuga. Head vaatajad, uue aasta eel tahan ma teile ja
teie lähedastele soovida palju usku ja usaldust ja palju lootust. Tahan ka õnnistada teid Aaroni õnnistamissõnadega, nende sõnadega, millega me ikka saadame inimesi kirikust teele või muudel tähtsatel puhkudel. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.